Aga see kollane kleit oli tal päris ilus tegelikult. Oli küll hästi saledaks tegi ja hästi särtsakas. See saledaks tegemine, see on nüüd see teema, mille ma pean sinuga üles võtma. Sina rääkisid meil siin sellest üllatusmuna efektist meeste puhul, eks ju. Et vaatad, et mees on ülikonnas selline hullult šikk ja siis hakkab neid riideid ära võtma, siis tuleb siit rasva ja tulevad mingid... Eks iga üks oskab peita ju oma... Kõik oskavad oma vigu peita, eks ju. No aga mida siis arvata? Nemad lähevad pesupoodi, soovitavad, pange kleidi alla vormi, pesu, pange push-up, aga meestel on samasugune üllatusmuna siis ju pärast, kui võtab riided ära ja siis tuleb midagi pole. Mehed mõtlevad, et neil on rohkem seda aju ja rahakotti vaja, et nad võivad, nagu neil võib see kõht nagu rippuda ja siis, et ma arvan nii. No mitte just kõik, aga naised peavad ju kõik ilusad olema. No peavad, aga no ma räägin just, et lähed poodi, ostad vormiva pesu, paned selga, siis tõmbab siit 2 numbrit väiksemaks, siis paned push-upi, tõmbab ka paar numbrit suuremaks kõrgele, aga siis kui mees riided ära võtab, siis on ka üllatusmuna efekt. Aga see on ju, tal oli mees olemas, sellepärast, et... No aga räägime üldiselt. Üldiselt, võtta, ma olen mõelnud seda jah, et kui ma mees olen, et jah, et kõik on nagu... Kõik, mis ära tuleb, on nagu natukene jama, jah. Nõnda, küsib Laura, kas te ise olete kunagi kedagi mõnitanud välimuse või iseloomu pärast? Lapsepõlves kindlasti sai seda tehtud, jah. Aga pigem sellised, mul on olnud tüsemutamaid sõbrannasi ja prillidega sõbrannasi, kes on... See nagu ei häirinud mind, aga need, kes pugejad olid, neid sai küll narrida, sest mulle pugejad ei meeldi. Kes on pugeja? No need, kes läksid õpetajale kaebama ja mulle kommentaarid vist olid ka kooliõed, olid seal. Tiia hoopis narris, mis teda narriti, Tiia narris. No juba puges seal, juba oli, no see ju siis oli see pugeja, kes juba internetis ka ei saanud näed, et Tiia ise narris. Et noh, et eks ikka sai ja eks ma olin selline nagu Toots, aga ainult tütarlaps, et... Tiia või Toots. Ja, et ainult, et ega mulle pugelad pole meeldinud ja olen, no nüüd küll mitte, aga kui keegi mulle ütleb, ega ma siis panen vastu, kui keegi mulle minu valimise kohta ütleb, ega ma ütlen vastu ka, et vaata ennast, et... Aga tegelikult ei ole see ilus küll, jah. Minu laps juba lasteaiast tuleb, ütleb, et kõik ütleb talle tita, et on nii pisikene, et see on juba ka ju narrimine ja ta ei taha lasteaeda minna. Anna küsib, kas tsölibaat on läbi ja kas oled unelmate mehe leidnud? Rannast ilmselt ei ole leidnud, nagu ma sain. Ma ei kommenteeri. Hakkab tulema, nii. Järelikult midagi on, sest et kui ei oleks, ütled kohe ei. Ja. Väike vihje? Ei. Praegu. See oli vastus sellele, kas tsölibaat on läbi? Peaaegu, jah. Okei, nii et hakkab juba ära minema. Aga Tarmo küsib, päris palju kõlab, et tahad ennast veel muuta. Kui palju siis tegelikult tahad ennast muuta, Tiia? Kas kunagi nii-öelda valmis ka saad? Endaga rahul olevaks? Ei, kunagi ei saa valmis ja see on hea, muidu ma oleks juba... paistaks tõesti juba 50 välja, et minu arust on see minu suur pluss, et ma olen enesekriitiline, et ja tahaks nüüd töö saada, siis kõvasti trenni teha ja tore oleks, kui siin oleks näiteks aasta pärast see kokku tuleks, et kõik need muutujad, et siin kuskil istuksime, et siis oleks tore. Seda on ka teised osalejad, sest mina olen lugenud neid kõike kommentaari enda, teiste ja siis peaks neile nüüd näitama, et mis nad on seal 6 aja pärast on samasugused ja noh, et siis tahaks näidata, et ikka ei ole nii, et võib-olla veel paremad, et